ma olen üldse meie peres üks imelik inimene, sest mitte keegi muusikaga ei tegele peale minu. Mul on kõige rohkem kahju, et lapselapsed ei tegele muusikaga, alles praegu nii hea. Nad oleks mind saatnud ja mul oleks nii kerge olnud laulda, aga nüüd ma pean iseennast saatma jutuvärkides a capellas. Aga pole viga, ma olen harjunud sellega ja rahvas on mind vastu võtnud. Ei keegi mitte kuule, ei keegi mitte kuule. Nagu öeldakse, et ma ei saa asja ühele meeldib, teisele ei meeldi, kunagi ei saa nii olla, et see meeldib kõigile. Ivo Linna ütles ka, et kõigile ei saa kunagi meeldida, mina olen ka temaga nõus ja ütlen täpselt samamoodi. Et ole nii hea või halb kui tahes, kõigile ei saa kunagi meeldida. Ja neiu kaasa võtsin ja Operatsioon Õõga meie koostöö algas 1966. aasta 13. mail. Ma käisin Lasnamäel laulmas, kui oli seal Vaba Aja Keskus ja siis bändikaaslane Toomas oli seal sotsiaaltöötaja ja tema tegi mulle siis ettepaneku, et laulda Operatsioon Õõs ja siis ma algul mõtlesin ka, et kas laulda või mitte ja siis lõpuks andsin talle nõusoleku ja siis 7 aastat tegime koostööd Operatsioon Õõga ja meie esinemised võeti hästi vastu ja kõik olid rahul meiega, keegi eriti pole nurisenud, aga muidugi erinevad maitsed on alati. Soomes käisime Operatsioon Õõga esinemas, Lätis oleme käinud, kõik on väga tore ja väga hästi on meid vastu võetud. Ja mina jäin väga rahule Operatsioon Õõ olemisega. 5 ratas vankri all on minu esimesed 5 aastat, kui ma elasin vanas kohas Ämariku tänaval. Ja siis oli niimoodi, et nagu laulgi ütleb, et ma õega hästi läbi sain, vend sellest kadedust nägi vaid, ta oli kade, kui mul hästi läks, siis ta sellele tähelepanu ei pööranud, aga kui läks nihu midagi, siis tal oli hea meel, siis ta ütles alati paras sulle. Aga õega me saime siiamaani hästi läbi, me olime kui suhke saavas eluaeg, mitte ühtegi niisugust riidumineku momenti polnud. Vahel me õdnad vaidlesime, aga siis oli alati nii, et targem andis järele ja temaga oli meil väga hea suhe, aga nüüd teda enam pole juba 13 aastat ja ma tunnen temast väga suurt puudust, et mul teda enam ei ole. Aga mis 5. ratast just isiklikult puudutas, kõik ühesõnaga see sisu, millest seal juttu on, see kõik vastab 100% tõele. Oli niisugune olukord, et õde mängis vennaga, minuga mängida ei tahtnud. Ja siis oli ükskord selline moment, et ma lükkasin värava kinni ja siis ma läksin ära, nii nagu laulgi ütleb teises salmis, kuid ühel päeval läksin ära. Nii pika võitu tundus tee. Ja siis ma olin selline, nagu ma olin, sest sõja ajal polnud ju korralikke riided, nagu tänapäeval on ju nii, et igaüks saab panna niisuguse asju riide, mida soovitakse, aga siis ei olnud mitte midagi, olid kõik niisugused juhuslikud asjad, mida ema kusagilt sai ja siis pidin kandma. Manu õeriided samuti, polnud ju võimalik. Sõja ajal oli kehv elu, ei olnud sööja ega midagi, aga tuli üle elada kõik see aeg. Mina sulle oma bänsat mängin ikka oma tantsuviin. La 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 la.